Tere kõigile! Mina olen siis Meelis Martin ja töötan asutuses AS Pärnu Vesi, olen seal juba seotud olnud üle 20 aasta ja minu ametikohaks on siis inseneriteenistuse juht. Pärnu Vesi on siis Pärnumaa kõige suurem veeettevõte, et meil on ka mõned väiksemad ettevõtted Pärnumaal veel alles, aga suure tõenäosusega nad liituvad ka lõpuks Pärnu Veega, et selline on siis nagu riiklik poliitika ilmselt lähiajal. Meie piirkond on siis Pärnu linn ja nüüd alates eelmisest aastast ka Tori vald, natuke on ka meil kliente Häädemeestes. Kliente on meil kokku, ütleme siis selliseid tarbimiskohti on 12 000 ligi ja see teenindab siis üle umbes 55 000 elanikku. Ettevõttes on 60 töötajat ja käibeks on 10 miljonit eurot. Et nagu mastaapidest aru saada, on siis ka toodud siia kilomeetrid, kui palju on torustikke ja ka lokaalseid veetöötlusjaamu, reoveepuhasteid, pumplaid. Et meil on üks suur veetöötlusjaam ja üks suur reoveepuhastusjaam, mis nagu teenindab enamus elanikkonda, aga siis ülejäänud puhastid on kõik hajali piirkonnas laiali. Ja kuna Pärnu linn on ikkagi väga tasane, siis on ka hästi palju pumplaid, et kogu see reovesi on vaja pumbata siis puhastiteni ja seda peab kõike haldama. Lisaks on meil ka lisandunud sellest aastast Pärnu linnas kraavid, mida muidu omavalitsus haldas. Inseneriteenistuses siis töötab koos minuga 5 inimest ja me peamine töö meil on torustiku arendus, siis ideest kuni kasutuseni. Ja tegeleme ka kooskõlastusprotsessiga, kõik projektid, kõik detailplaneeringud, kaeveload, geoalused, vaatame selle pilguga üle, et oleks Pärnu huvid kaitstud. Tegeleme ka omandiõigusega ja siis üks täiendav asi nüüd on siis tulnud juurde, alates 23. aastast on siis KIS-arendus ka ja siis nende andmete sisestus. Peamine põhjus, miks me sellise arendamise ette võtsime või uuele programmile ülemineku ette võtsime, oli see, et varasem lahendus lihtsalt ei võimaldanud enam piisavalt hästi andmeid analüüsida. Välitöödel see lahend oli väga minimalistlik ja tuge ka ei olnud selle poole peal. Et leidsime, et on vaja uus programm leida. Viisime siis läbi 2023 hanke, võitis selle Alfa KIS ja hanke sisu oli siis see, et me soovisime, et meie olemasolevad andmed viidaks siis üle uude programmilahendusse ja samas loodaks ka nende andmete põhjal mõned siis rakendused. Ja samamoodi me siis soovisime ka sellist hooldusteenust või toetust selle asja juures. Juurutustööd on siis 24 aastal alguse saanud ja tänaseni on veel käimas, aga on jõudmas lõpusirgele. Et mis üldse selle protsessi juures oleks oluline tähele panna, on see, et oluline kindlasti kvaliteetne lähteülesanne. Lähteülesandes me ikkagi määrame väga palju ette ära, soovid peavad olema realistlikud. Et ise tegime oma ettevõttes sellise projektipõhise
töörühma ja otsisime siis ka erinevaid teisi hankedokumente riigihangete registrist ja proovisime siis nagu leida selle enda jaoks kõige sobilikuma lahenduse. Andmemudeli loogika on kindlasti oluline, et see peab sobistuma hästi selle tööprotsessiga ja ka hiljem, et oleks võimalik erinevaid muid äppe või mingisuguseid rakendusi nagu siis edasi arendada. Andmed, selle kõige juures ükski rakendus ei hakka korralikult tööle, kui andmetes on palju vigu ja see on väga oluline, et neid andmeid tuleb korrastada eelnevalt, et üldse saada nagu head tulemid kätte. Ja samamoodi ka andmete ülekandmisel tekib vigu, et ka neid tuleb üles leida ja osata suunata siis konsultandile, et neid ära korrastada. Siis üks oluline asi on sisestuskoormus andmetel, et kuna need andmed, mida me üle viisime, enamjaolt ikkagi torustike kaevude geodeetilised andmed, siis kui nüüd uusi sisse kanda, siis me soovisime, et need oleks võimalikult automaatselt võimalik teha. Ja selle jaoks me oleme siis läinud seda teed, et Eesti Vee-ettevõtete Liidul on olemas loodud standard, et me soovime neid andmeid saada selle standardi kujul. Selle jaoks on loodud ka üks kontrollerkeskkond, kus geodeedid saavad siis teostusjooniseid sisse kanda ja saavad siis teada, kas need teostusjoonised on koostatud õige struktuuriga või mitte. Ja loomulikult aktiivne koostöö arendajaga, et me oleme pidanud pead iganädalaselt koosolekuid. Ilma selleta oleks kindlasti väga keeruline nagu tulemuseni jõuda. Et tellijal peab kindlasti olema oma nägemus ja jälgima ka, kuidas see lahendus ikkagi lõpuks saab. Siin on toodud mõned rakendused, mis on siis tänaseks loodud. See on siis ArcGIS Enterprise'i baasil online rakendused. Kõik ei ole nüüd veel lõpuni tehtud. Hiljem ma räägin ka neist natukene lähemalt, et siin on üks sulgeseadmete äpp, mis on tegelikult ütleme siis Field Map siis ka tehtud, et on võimalik siis välitöödel lihtsalt töömehel, kui on vaja ütleme siis vett sulgeda, siis ta saab sellega ilusti seal suletuks määrata, et klienditeenindus näeks siis tegelikult läbi siis online rakenduse ka, et kus tegelikult vett on ja kus ei ole. Nii, ja siin on nüüd toodud mul üks selline näide inforakendusest, et see inforakendus on loodud selliselt, et ta oleks nagu kontoritöötajatele infona hästi koondatud, et nad ei peaks päris ArcGIS Pros oma andmeid otsima, et selle programmi on oluliselt keerulisem ja lihtsam on seda võib-olla online rakendusest nagu infona kätte saada. Et siin on siis nagu, panen korra vahepeal pausi peale, et siia on siis toodud tegelikult paneelile kõik võimalikud kihid, mis siis oleks võimalik vaadelda. Kaugvaates on jäetud mingid kindlad elemendid siis nagu nähtavaks. Siin on näiteks pumplad ja eks meie andmestik ei ole ka veel nagu täiesti veel korrastatud, et on enamus andmestik on võrkude all, mis on siis üle toodud,
need on Pärnu linna andmed, järgmine osa on Tori valla andmed ja neid on tegelikult nagu siis kogunud varasemalt Tori vald, aga see andmemudel ei ole täpselt samasugune ja nad on siia toodud lihtsalt, et me näeksime visuaalselt, saaksime informatsiooni kätte, aga soov on tegelikult nad kõik ühte viia, siis on võimalik rakendusi tööle panna ja statistikat korralikult näha. Ja et on tehtud näiteks ka siia veel peatorude funktsioon, et näha kaugemalt natukene peatorusid ja kui lähedalt zoomides oleks, et nad ei oleks nähtavad, et näeksid siis nagu detailsemat informatsiooni. Omand on eraldi välja toodud, mis on vee-ettevõtteks väga oluline, et aru saada, kus on üldse meile kuuluvad torustikud. On võimalus siia teemakaarte alla panna, praegust on meil siin reoveekogumisalad pandud, Plansetti-kiht, mis kirjeldab tegelikult kaevude numeratsiooni, on võimalik üle vaadata ja see tuleb Pärnu linnavalitsusest. Kraavide rakenduse alla oleme lisanud arendamise kava sisu ja kuna kraavide kohta meil tegelikult andmed õieti ei olegi ja seda on kõike vaja veel alles nagu mõõdistama hakata ja sisse kandma. Ja siis on see, ta oleks nagu abi ja materjaliks on siis arendamise kava. Ja on võimalik siin vaadelda veel ka Pärnu tehnovõrke, kõiki, mis siis nagu veevarustusest ja kanalisatsioonist üle jääb, et kooskõlastuse protsessis on see oluline informatsioon, et aru saada, mis või kus koha peale me üldse on võimalik midagi projekteerida. Ja kataster, siis on omavalitsuse kiht omavalitsuse piiriga, et me näeksime vähemalt, kus koha peal kus meie haldusala lõpeb. Ja siis on ortofoto. Nii, ma lasen natukene ka, et mismoodi ta üldse nagu siin lähivaates on. Et on toodud siia praegust on võimalik neid hüdrantide näha ja reovee pumplaid. Kaugemas vaates näeb natuke ka neid peatorustikke, kõik oleneb, missugused kihid on muidugi sisse lülitatud. Neid on võimalik tegelikult suhteliselt detailselt nagu lahti arutada, et vaadata ainult ühte kihti või siis silte kinni lisada, et siin hetkel lisasin selle juurde omandi. Siin on suhteliselt kirjuse pilt hetkel, et võtan näiteks ära kanalisatsiooni torustiku pealt läbimõõtud andmed, et kõik on võimalik tegelikult endale mugandada vastavalt sellele, mis töölõikus hetkel teed ja mis informatsiooni sul on soov nagu vaadelda. Ja siin siis on näha korraks, kuidas on nagu Pärnu muud tehnovõrgud. Kahjuks ei ole meil joonestiile, siin on mingid piirangud ikkagi ka olemas, et ei ole võimalik nii lihtsalt nagu luua teisi joonestiile sellisel kujul. Jah, saab pärida kinnistuandmeid, mis on lihtne asi ja ka siis ka torustiku peal olevaid andmeid. Siin oleme ka sidunud siis oma muude tarkvarade kasutatavad. Siin on konkreetselt näites küll ei ole nüüd sissekannet, aga on olemas meil selline programm nagu Scoro, et me teeme seda projektipõhiselt ehitusi, et siis me saame siduda seda torustike, ütleme siis geoinfo andmebaasiga, et leida, mis ajal näiteks on mingisugune torustik ehitatud või mis projekti raames. Ja kõrguslik informatsioon tuleb siit siis välja. Nii, lisaks on meil eraldi loodud statistikalaud, kus on siis võimalik endale sobilikult siis informatsiooni välja tuua, et siin on vastavalt omandile, võrgutüübile, materjalile,
vanuse ja ehitusaasta oleme siia eraldi välja toonud, et see ehitusaasta andmete järgi siis on genereeritud see vanus siia ja ka arvestab siis nii rekonstrueerimisaastat kui ka reaalset ehitusaastat, ja siis on läbimõõt ja ka asustusüksus, et näitan korra, kuidas on siit võimalik infot kätte saada. Et hetkel valisin siis 6 aasta vanused torustikud. On olemas kindel materjal valikus ja mis kuuluvad siis Pärnu veele. Ja lisaks on siis võimalik siit vaadata seda tulemit natuke lähemalt, et muidu ei paista võib-olla kõik välja. Ja lisaks on tegelikult võimalik neid andmeid ka siis alla laadida. Antud näite puhul tekkis mingisugune tõrge, ei tea, peame uurima, vaatame, mis seal valesti on. Järgmine rakendus. Tegemist on nüüd hüdranti, ütleme siis, on mõeldud võrgujuhile, kellel on kohustus hüdrantide käia katsetamas iga 3 aasta tagant. See rakendus ei ole nüüd täiesti ära lõpuni viimistletud, siin on praegusel hetkel ainult rohelised ja punased ikoonid. Tegelikult ei ole, et see näitab tegelikult seda hetkel praegust, et lähiajal on tehtud katsetusi selles piirkonnas, et kõik punane ei tähenda see, et on katsetamata ja kõik oleks nagu halvasti. Et soov on tuuagi välja rohkem seda poolt, et näha neid, mis on vajavad katsetamist, et need tuleksid esile ja et oleks ka siis nagu puudustega hüdrandid peale katsetamist nähtavad ja teistele siis omanikele kuuluvad veevõtukohad samamoodi, mis me oleme sisse kandnud. Aga selle äpi kaudu siis on võimalik genereerida siis katsetusakti, nii et ta tuleb lõpuks välja selliselt, me paneme käima. Põhimõtteliselt, kui on teada, millist hüdranti sa soovid nagu siis väljatürki teha, siis on võimalik sinna lähedale kohe minna ja valida siis vastav käsk. Et siia saab lisada siis komisjoni liikme nime ja ettevõtte. Ja siis tuleb määrata ära, millise hüdrandi me siis ikkagi nagu väljatrükiks soovime võtta. Siin on näha, et on üks objekt võetud ja kui nüüd käivitada, siis ta genereerib nii Exceli kui Wordi faili ja siin on siis ära vormistatud Wordi fail, kus on siis konkreetse hüdrandi andmed. Ja võrgujuhil on siis võimalik see ehitusdokumentatsiooni juurde näiteks lisada. Ja siis tegelikult võib-olla see oli nagu natuke tagurpidi, aga et ka hüdrantide kontrollimine siis välitingimustes, et võrgumeeskonnal on siis võimalik selle hüdrandi katse tulemusi siin sisse kanda läbi Fieldmapsi rakenduse. Et siin on näha, et on hüdrant, selle peale klikates on võimalik siis valida ja on võimalik siis hüdrandi ülevaatusakt luua.
kui lisada, see on võimalik pilt panna, oleks võimalik ka midagi manustada otseselt, sest võib-olla välitingimustes see pole nii olulinegi, aga siin võimalus on tekitatud, saab lisada siis vajalikud andmed. Ja ega siin rohkemat midagi ei olegi, et äpp on iseenesest lihtne, aga ega ta peabki olema, kui ta peab olema võimalikult kasutajasõbralik, sest et välitööde tegijatel peab asi kõik hästi sujuma, et siis nad ka tahavad seda kasutada. Ja need eelnevad äpid on tegelikult kõik siis koostöös meiega siis arendanud ikkagi AlphaGIS, me ise nagu seda ei ole osanud luua, see ongi nagu kogu selle hanke üks osa, aga antud rakendus on siis juba tehtud meie geoinformaatiku poolt, et tema on siis selle peamise sisu siia ArcGIS Pros loonud ja siis hiljem on AlphaGIS-i abiga siis ta ka siia online rakendusse lisatud. Ja tegu on siis sellise lihtsama äpiga, et siin on näha, et on alad ja nende alade alla siis nagu on, alade peale klikates siis on võimalik erinevat informatsiooni näha, mida me muidu hoidsime kliendi projektijuhtimise tarkvara juures. Et asendiplaaniline side oli ainult vektorkujul MicroStationis. Et soov on ka siia failid juurde lisada, mis on siis kohe varsti siin juurde tulemas. Et kuna meil on ta veel, ikkagi see juurdluspool on veel pooleli, siis mõned äpid on meil soov saada veel lisaks, et me saaksime paremini kätte veekatkestuse mõjuala. Et siin ongi ka natuke nagu andmete korrastamise küsimus olnud. Samamoodi sooviksime näha, kui me valime mingisuguse punkti, et missugune valgala siis selle kanalisatsiooni puhul oleks nagu, et oleks hea teada ja siduda siis ka, meil on olemas andmed liitumispunktide kohta ja seal on side siis ka kinnistutega, et saada aru, missugused kinnistud on mõjutatud. Ja tulevikus kindlasti, kui andmed on korrektsed ja korras, et proovida peegeldada ka erinevat informatsiooni mujalt andmebaasidest, mis toob ülevaatlikumalt siis välja. Ja minu poolt kõik.